Taimsed piimad on nüüd viimasel ajal väga-väga populaarseks osutunud. Neid tihti valitakse just tänu sellele, et nad on kergemad, rasvasisaldus on väiksem, nad on südame tervisele kasulikumad, kuna nad ei sisalda üleüldse kolesterooli. See on siis selline Oatly kaerapiim, mis on spetsiaalselt kohvi valmistamiseks mõeldud. Läheb väga hästi kohvi peal vahtu. Siis meil on veel näiteks selline röstitud mandlipiim. Samamoodi on saada nende sojapiima, see on võib-olla Eestis nagu kõige levinum taimne piim, mida on ka igalt poolt saada. On ka saada näiteks täiesti ilma maitsestamata, mis sobib siis näiteks soolaste toitude valmistamiseks. Meil on näiteks India pähklipiim. Populaarseks on täna osutunud tatrapiim, mis on tegelikult tatre ja riisipiima segu, aga siis riisipiima sisaldus siin sees teeb ta just nagu looduslikult hästi magusaks. Taimepiimade tootmisel on palju väiksem veejalajälg, kui seda on lehmapiima tootmisel. Et seega peavad paljud inimesed seda palju keskkonnasõbralikumaks.